Tervist! Me oleme üle pikka ajad tagasi. Ja miks meil nii kaua läks? Oli muidugi see, et eraeludest tuli asju vahele, ootasime kaamerat üle kuu aja, et see jõuaks kohale. Ja sellepärast kõik projektid läksid muidugi natukene edasi. Ja noh, kui te siin aru saate, me oleme mingil ehitusplatsil. Mis ehitusplatsil? Seda te kunagi kindlasti kuulete. Aga praegu, mida me täna tegema hakkame, Roon? Täna on üks väga eriline päev, sest Volvol on üks süke uus vidin ostetud. Me hakkame Volvole paigaldama supakat, just täpselt bassikõlarit siis, mida me oleme ka pikka aega juba mõelnud, projekteerinud, et miks mitte, ostame ära ja teeme sellest normaalse tümmi sisse. Ja natuke näitame teile ka seda, miks meil nii kaua ikkagi seal garaažis läks. Paar asja sai vahetatud, üritame võimalikult hästi teile selgitada ära ja näidata, kuidas Volvo projektiga üldiselt peale selle supakaga läheb. See siis seal on Ralf, minu vend. Tema on meil autotehnik ja tema on õppinud juba autotehniku paberit kätte saanud ja ta natuke tajub rohkem biiti nende supakatega, kuna ta on neid juba rohkem paigaldanud. Veits, mitu pead. Ikka on parem kõike koos teha, aga supakas on meil siis selline. Tegemist on siis vana kooli pioneeri supakaga, mis on siis 1800 vatti. Piik on 2400 vatti ja seda hakkame siis täna paigaldama siin. Vaatame video lõpuks kindlasti saab mingit tümmi ka kuulata. Teeme väike shoutout siin autohoolikutele, Priit Järva ja Teet Järva ja siis kellelt me selle supaka ossime. Kui seda videot näete, siis kerge shoutout teile. Vaatame, kuidas supakas meil põksub. Ossime ka siis TK Audiost juhtmed. Siin on siis 100 amprine kaitse ja no ideaalis need juhtmed peaksid sellele supakale minema. Et vaatame, eks näis, sätime, putitame ja paneme selle asja ilusti mängima. Aga ma tulen näitan teile siis, et kähku ära, mis me selle projektiga oleme edasi teinud. Praegu oleme siis ühed uued asjad. Shoutout Maarjo Laas müüs meile oma vanad väljad. Ühe mehe vana, teise mehe uus. Sellised väljad siis 18 tolli. Noh, nagu natukene on pasased on vaja ära pesta. Kadriitaiastest saime sellele normaalsed rehvid alla, et oleks talvel lõbus lasta. Ja tegime ka ära roolilati, roolipumba, enamus roolivoolikust ja roolivõimu paagis mõllasime ka minna. Et roolisüsteemi sai korralikult korda tehtud. Kütusepump vahetasin kuu aega tagasi ära ja nüüd ime, oli praak. Tšekki alles ei ole, vana hea. Ossime siis uue ja läks uus peale ja nüüd kütusepump jälle töötab, et ega ma ei oskagi mitte midagi muud öelda selle peale, et auto omamine on kallis lõbu, aga ütle mulle, mis lõbu kallis ei ole. Kui teie kunagi peaksite supakat mis toimub? Kui teie peaksite kunagi supakat paigaldama, siis kindlasti proovige juhtmed võimalikult palju ära peita. Kui keegi teine kas teie autost tuleb, siis ei pea nägema mingit juhtmepada. Siin on meil auto pargitud küll nagu niimoodi vaata, et liiga palju tuleks külm õhku sisse. Aga praegu tõstame selle üles. Saame siis nagu mööda ka minna. Lähme vaatame siis salongist ja vaatame, millega me alustada siis üldse saame. Mõistlik on siis alustada meil siit maki tagant. Siit on vaja vedada RCA kaablid. Seega plastikud lahti, rooli alt plastikud lahti. Täna me siis veame ikkagi siit vasakult poolt autot, need kaablid. Proovime mitte autot põlema panna ja loodame, et homemade electrician working läheb hästi. Vaatame, kuidas protsess siis edasi edeneb meil. Mis te teete siin, poisid? Kuule, ikka lammutame. Selles mõttes, et hakkasin just teostama siis töid, vaatan, Volvo, sain ikka hea kinnituse. Ise pole Volvo mees olnud, aga tummiselt ehitatud interjöör. Mõtlesin, et tirinsid plastikuid ära, nagu ikka kõikidel japsidel ja asjadel võtad kohe käega lahti, klõps, plastiktükke lendab mingi 7 suunas, aga ei. Siin on tummine ehitus. Nii et like for Volvo ja oske S60. Võta enda kätte. Jou kotid, selles mõttes, et fitment on ülihea, selles mõttes ilusti salongi, käepede all ja väga ilusti põksub salongi sisse ka. Igatahes saime siis siit lahti kõik plastikud, vajalikud kohad, kust me siis vedama hakkame. Tegelikult ligipääs on täitsa normaalne. Siin on kenasti olemas ka auk, kus saab siis rooli alumise plastiku pealt tooma hakata helikaableid. Siit vaiba vahet paneme ikka ilusasti nagu peitu ära ja saab siit mööda vasakut külge. Plastikud võtsime siit ära, siis juhe läheb siit alt ilusti peidust. Läheb siit. Selle padja võtsime ära.
ja siis läheb siit juhe otse pagassi, sealt ülevalt toome siis tagatulesse juhtme, onju. jah, signaalikaabli võtame jah, pärast tagatulest ja siis ülejäänud saab juba siit kenasti võimu külge ja põhimõtteliselt nii ongi. ja näe, vahepeal näitame siit ka, kuidas mehed ikka oskavad parkida õigele kaugusele. No ei lähe pihta, noh. Ilusti. Kõmm. Opa, juba kukkus süda saapas äärde, et teeme ukse laht, no juba jälle tämmi natukene kerele meid tulnud. Mehed oskame parkida. Ühesõnaga, nii kaugele oleme jõudnud. Me kõike küll ei filmi, teil on lihtsalt mõttetu vaadata, kuidas me lihtsalt sätime. Ühesõnaga, veame need juhtmed ära, paneme supakale külge ja vaatame, mis saama hakkab. No nii, oleme jõudnud nii kaugele, et juhtus väike õnnetus. Mitte midagi hullu selles mõttes, et siis nii-öelda tõime signaali juhtme taha tulle ja me kahtlustame, et me lõime tagatule kaitsme läbi, relee ehk siis läbi. Mis ei ole tegelikult tulnud, vahetab relee ära ja selles mõttes on kõik titi-mitte edasi. Meil on ühesõnaga kõik juhtmed põhimõtteliselt veetud. Tagant on varsti kõik ühendatud, eest ühendame ka ära. Vahepeal me siin tegime jälle mingeid lahendusi kere külge juheks. Muidu oleks võinud signaali makis tuua, aga kes see tühja tööd viitsib teha ja jälle lisakaablit tuua. Lihtsalt mõtlesime, et tagatulest võtab signaali, et kiib istub Volvosse, tuled käima ja supakas on kõmdi taga. Aga noh, nüüd on meil vaja ikkagi circuit uuesti taastada. No nii, saime siis asja paika. Ja siis panime niimoodi, et panime tera lihtsalt ajutine, selles mõttes see kruvi ei keeranud. Siis me panime selle siia vahele, lüksime külge, keerisime kinni ja panime tööle, supakas töötab. Signaali andsime salongi valgustusest, ainuke asi jäänud, peidame juhtmed ära, paneme polstrid tagasi ja siis on aeg, millal testime seda supakat nii-öelda oma lauludega. Hetke tuleb makist, aga me võtame transmiiter ja saab õiget tümmi. Saab õiget tümmi. Nii et meie S60 on sees supakas. Lõpuks ameti me oleme seda oodanud mitmeid kuid. Ombuklaad! Nii, mina vahetasin nüüd jope ära. Enne nägite, sein taga oli valge. Nüüd on heresinine. Et mõtlesite, et miks mind video peal nii palju näha ei olnud, siis küll ma käisin vahepeal filmimas ka, aga vahepeal keegi pidi ju päris tööd ka tegema. Mis teil siis kokkuvõtteks öelda on nendest kogemustest, mis te siin supakateid pandid saite siis? Ütlen niimoodi, et aega läks, aga asja sai. Selles mõttes lõpp ja kõik ja supakas töötab, supakas peksab normaalselt. Mis küll välja tuli, oli see, et vasakune element hakkab läbi minema. See tuleb väärtavasti uus osta. Ülimahe on pass seal sees. Aga muud midagi, saime kõik kokku. Kõik on ilusti, juhtmed on ära peidetud, mitte midagi näha ei ole. Mul ka hea meel, et vennas sai tümmi sisse endale ja väike upgrade selle S60-le. Tegelikult läks suht sujuvalt küll. Ühendused toimivad, maha auto ei põlenud. Praegu on timm, asi põksub. Nautige kõik seda mõnust editit sellest supakast. Kuna Volvo on meil natukest aega seisnud, siis teeme. Aku on tühi. Aga mis seal ikka? Läheme teeme võtmed lahti. Auto on natuke lume all, vahepeal nii-öelda sadas lund juurde. Käma see on. Selles mõttes aitäh, et vaatasite. See oli meile supakaidit ja näeme teid juba. Ma pean ühe korra veel proovima. Järgmises videos. Tšau!